tulemast vaatama Esiili nädalaraportit number 16. Näppe enam ei kasuta, näppudega ei tule 16 kuga välja enam. Ja täna räägime teile 3 teemast. Nagu ikka, esimese asjana räägib Siim erimaterjali ostust, mis see on. Räägime ühe vastuse ühele küsimusele, mille esitab meile Joonatan Softrendist. Ja kolmandana räägibki Joonatan Softrendist, mismoodi on elu COVID-i ajal, kui sul on Esiil tehases tööd korraldamas. Ja nüüd kõigest täpsemalt. Mis siin ikka pikalt rääkida, räägime erimaterjali ostust, mis see on. Loomulikult sul on materjalid, mis sul laos on, sul on materjalid, mida tellid juurde, siis kui sul vaja on. Ja on sellised materjalid ka kindlasti, mida sa tellid esimest korda, pole enne vaja läinud, aga vot sellest projektist läheb. Kuidas seda Esiilis hallata, täpsemalt sõna Siimule. Tere taas! Varasematel nädalatel oleme rääkinud standardtoodete ostmisest, põhimaterjalide ostmiseks, kuid on veel üks grupp artikleid või materjale, mida osta oleks vaja. Nimelt erimaterjalid. Sellised asjad, mida võib-olla läheb ainult üks kord terve ettevõtte ajaloos vaja osta või sellised, mida korra aastas ette tuleb. Otse loomulikult saab neid mugavalt pommi sisestada, kuid kuidas käib nende ostmine, seda me siis vaatamegi. Oleme nüüd arvutanud ühele projektile vajaduse ning ostutellimuste aknasse on meil tulnud 5 artiklit, mis on siis pommi sisestatud ja neil on automaatselt kood genereeritud. Kuna nad on nüüd unikaalsed artiklid täiesti esimest korda meie andmebaasis, siis neil ilmselgelt on puudu tarnija, kellelt osta. Aga kui meie kogenud ostujuhina teame, et seda esimest artiklit saab selliselt tarnijat nagu Hydroscan ning ülejäänude puhul saan pealevaates aru, et seda pakub meile Virt, siis need siia üles kirjutada Virt ning ülejäänud 4 artiklit, need 4 saavad siis endale tarnijaks peale Virt. Ja kui võtame genereeri ostutellimused, luuakse meile 2 ostutellimust, ühele siis läheb 1 artikkel ja teisele läheb 4 artiklit. Ja siit edasi on meil juba võimalus mugavalt välja saata e-mail ning tarnijalt saada ka kinnitus tellimusele. Ja nii lihtne ongi koostada ostutellimust või miks ka mitte päringut uute artiklite puhul, mida meil varem andmebaasis pole olnud. Kuid ostust oleme nüüdseks piisavalt rääkinud ja liigume edasi järgmise teemaploki juurde, kuid mis see saab olema, selle jaoks siis tuleb vaadata juba järgmist nädalaraportit. Teemaks number 2 on positiivne probleem. Mis on positiivne probleem? Need on seda tüüpi probleemid, mida koged siis, kui midagi teed, liigud, arened, õpid, saad teada midagi, mida ennem ei teadnud. Ja mis see probleem on siis? Täpsemalt meie klient Joonatan ütleb, mis see probleem on. Et see kiiruse teema on tegelikult endine ka seal tootmises, et miks ei registreerita töid, sest sa lähed sinna terminali juurde, üks päev ta annab sulle kiirelt vastuseid, teine päev sa jääd ootama ja siis nad nagu löövad käega ja siis päeva lõpus tootmisjuht tegelikult registreerib ise töid. Et see on ikkagi asi, millega tuleb veel tööd teha. Et see on olnud, ma saan ka niimoodi, et kui ta on aeglane, siis nad helistavad teile, te teete midagi ja läheb kiireks, nii et see viitab sellele, et see probleem on ikkagi programmis, mitte ainult meie internetis. Seega, Tiit räägib, mida me oleme siis võtnud selle kiiruse osas ette, mis siis toimib ja mida me teeme. Kiiruse probleemide lahendamiseks oleme värskelt välja töötanud lahenduse, kus saame anonüümselt jälgida Esiili andmete laadimise kiirust erinevates moodulites. Antud andmetest johtuvalt on meil võimalik reaalajas näha, kus on kõige suuremad pudelikaelad. Optimeerimise esimeses faasis proovime paika panna sihi, milline peaks olema sama tüüpi päringute keskmine kiirus. Teises faasis asume optimeerima suurimaid pudelikaelasid ning monitoorime juba tulemusi. Ja lõpetuseks, kuna te juba teate, et Softrend kasutab Esiili oma töö korraldamisel, tootmisel, siis küsimegi Joonatani käest, mis siis on see, mis COVID-i ajal on lihtsam tehast juhtides, kui töös on Esiil. Täpsemalt räägib Joonatan. Praegu on konkreetselt COVID lihtsalt niidab inimesi, eks ju, see on ka. Aga mingi samal perioodil meil tegelikult kõige suurem probleem, tõenäoliselt kuskilt võib-olla on silma jäänud, et on mingi porolooni jama on juba kestnud üle poole aasta ja nüüd nagu ähvardatakse, et kestab veel umbes poole aastat vähemalt. Ja see on nagu nii naeruväärne justkui, et sa oled nagu
turumajandus, eks ju, võiks ju olla, et maksad ja saad materjali ja teed valmis ja noh, pool aastat juba ei saa tegelikult, et saad midagi ja siis vaatad, mida teha saad ja siis kommunikeerid nendele õnnelikele klientidele, kes seekord saavad midagi. Teine asi on see, et me teeme hoopis rohkem tööd majasiseselt, et kui varem oli ikkagi iga detail tuli välja lõigatud porolon, me lõikame ise nüüd välja uuesti detaile, aga loomulikult efektiivsuse mõttes on see ju ajakulu ühe toote peale on üüratult palju suurem ja see on nagu igasuguse sellise ideaalse tootmise efektiivsuse ja üldse arusaamise, et mis toodetele ajakulud on ja igast hinnastamise, kõik nii pekki keeranud tegelikult. Vahepeal tegime 2 vahetuses, eks ju, et vältida seda kokkupuudet ja eks see 2 vahetust oli kindlasti, risk oli madalam, aga no inimesed ei suutnud sellega ära harjuda. Veebiga, ma arvan, et on igal juhul mööda pääsmatu, et nüüd, kui see suurem investeering on tehtud, eks me kogu aeg arendame teda edasi. Veebimüük oli nagu vist enam-vähem suurem kui salongides kohe esimene kuu. Aga mis Silver ütles positiivse poole pealt oli see, et küsimus oli, et ilma milleta nagu enam ei kujutaks ette, et ikkagi temale muidugi väga see programm selles suhtes meeldib, kui kiirus kõrvale jätta, et ta saab ikkagi kogu ülevaate igast tootmises olevast asjast ja kust maal ta on. Et see oli nagu ikkagi põhiline erinevus, mis tema tõi välja, et Aitäh, et vaatasite Sili nädalaraportit number 16 ja sellega ongi kõik ja järgmised teemad järgmine kord. Tšau!